aga jah, mu number avalikustati illegaalselt vastu minu tahtmist ja see on see, mis ma tegin. Hei vlog, it's Diana Banana. Täna on reede 22. mai ja kell on 9:30 õhtul. Ja ma vlogin sellepärast, et ma käisin täna Kaupsis ja ma ostsin endale selliseid küüsi. Mul on teine pakk veel, mis on natuke teise kujuga. Need on sellise kujuga ja ma hakkan neid endale peale panema, sest nagu te võib-olla siit videopealkirjast näete, ma lähen jälle välismaale, ma lähen Lätti, sest et mul on esmaspäeval seal üks shoot koos superdivaga, kellega mul on siis suvel selline pikk kampaania Instagramis, kus me postitame ja teeme igast asju, siis ma lähen sinna koos nendega filmima, et saada nagu professionaalsemat sisu. Anyway, mul tuleb suur shoot ja mu küüned näevad rõvedad välja. Ja siis ma mõtlesin, et selle asemel, et jälle otsida endale küünetehnikut, ma proovin neid kleebitavaid küüsi, sest need on karantiini ajal päris populaarseks saanud. Kõik netis kasutavad neid ja mõtlesin, miks mitte. Ma lihtsalt loodan, et need mul esmaspäevani vähemalt vastu peavad. Ja kuigi ma võiksin idee poolest kasutada neid asju, mis selle kitiga tulevad, siis mul on mõned asjad sellest, kui ma üritasin keelküüsi teha alles ja siis ma nagu kasutan need ka ära. Esimese asjana ma näiteks kasutan sellist asja, mille ma sain Maximast ja see peaks küüneplaadi ära puhastama, et äkki need küüned siis püsivad paremini. Ja sa võib-olla mõtled, et kui mul on keelküünte asjad olemas, siis miks ma lihtsalt keelküüsi ei pane. Põhjus on selles, et ma ei tea, kas mul on halb lamp või lihtsalt see keel ei sobi mu lambile, aga need keelid ei püsi mul absoluutselt peal, nad jäävad pehmeks. Nad ei kõvastu täielikult ära ja sellepärast ma ei saa seda keeli ja lampi koos kasutada. Ja ma lihtsalt ausalt öeldes ei viitsi sellega rohkem jamada. Ma lükkasin need küünenahad nii palju tagasi, kui ma sain ja kasutasin seda väikest viili, mis nad mulle andsid. Ja nüüd ma näitan teile huvitavat osa, mis on see, et ma panen päriselt need küüned peale. Mul on siin kahes reas siis paremale ja vasakule käele küüned. Ma üritasin endale siis võimalikult lähedaste suurustega küüned peale leida. Tuli välja, et mu keskmise sõrmeküüned on natuke erinevad. Paremal käel on see veits suurem millegipärast, aga jah, muidu need on samad ja ma hakkan neid nüüd ühekaupa peale panema. Ma sain siis esimese käe tehtud. Ma panin vist natuke liiga palju liimi. Lisaks ma sain tunne, et mõned neist on natukene suured mulle. Ma vaatan kõik need enda suurused üle ja teen enda teise käe ära ja siis ma näitan teile, millised need lõpuks välja näevad. Nii, ma lõpetasin enda küüntega ja alguses nad olid ausalt öeldes natukene labidad, nad olid veits liiga laiad minu maitsele, aga ma viilisin neid natukene ja lõpptulemus on siis selline. Ma loodan, te näete midagi, sest praegu on tõesti väga-väga pime. Mul ei olnud plaanis filmida, see oli reaalselt viimase minuti otsus. Ma hakkasin endale liimi peale panema ja nagu ei, ma võtan ennem kaamera välja. Ütle mulle all kommentaarides, kas sa oled kunagi kleebitavaid küüsi proovinud või ei. Ja kui sul on mulle soovitusi, kuidas seda paremini teha, sest ausalt ma vist viimati kasutasin neid, kui ma olin võib-olla 12, siis sa võib mulle seda ka all kommentaarides öelda. Ja räägime uuesti, kui minu jaoks on 2 päeva mööda läinud. Hei, täna on siis pühapäev 24. märts ja ma olen jõudnud Lätti. Ma olen koroona ajal välismaal. Arvatavasti see on minu kõige kaugem trip sellel suvel. Kell on praegu 6 õhtul ja ma jõudsin täpselt hotelli kohale ja mõtlesin, ma teeks väikse rungtuuri. Ja kusjuures mul on üllatavalt hea hotellituba isegi. See on siis välisuks. Ja esimene vaade siit sisse tulles on kohe voodile ja reaalselt ma ei tea, kuidas see kaamerast paistab, aga see tuba siin on ülisuur, see voodi on suht lai, konditsioneer ja voodi vastas on telekas, kus laual, kus mul on juba asjad peale pandud. Ja siin on väike peegel outfiti valimiseks hommikul. Ma näitan meie vaadet. Meil on selline street view, me oleme kohe esimesel korrusel. Me olemegi kesklinnas ja väga sellise busy tänava peal, kus on hästi palju restorane ja asju. Mul on plaanis täna õhtul välja sööma minna, vaadata, mis praegu selle veel lahti on. Ja ma saan seda kõike ala teha, mis on ülihea. Ja ma näitan teile veel vannituba. Vannituba on siis siinpool. Musta värvid tume. Siin vist selfisid teha ei saa, siin on liiga pime selleks. Oota, teeb ma vaatan. Oota, see ongi kõik või? Okei, see tuli on suht joke, aga muidu minu meelest tuli nice ja siin on vann, aga selline oli siis minu hotellitoa väike tuur siin Riias ja praegu kuni veel mõned kohad lahti on, ma arvan, ma lähengi, käingi natukene ringi ja ma räägin teiega kindlasti õhtul veel, sest täna päeval juhtus midagi imelikku ja ma teen midagi, mida ma tegema ei peaks
see on väga vale viis, kuidas reageerida, aga samas ma teen seda vlogi jaoks, nii et andke selle videole thumbs up, kui sa pole seda veel teinud, subscribe seda kanalit, kui sa pole veel teinud ja sa vist juba pealkirjast näed, mis juhtuma hakkab. Kell on praegu 9:30 õhtul ja ma räägin teile väikse storytime'i imelikest sündmustest, mis minuga juhtusid. Põhimõtteliselt ma hakkasin saama anonüümselt numbrilt kõnesid ja ma ei tahtnud seda vastu võtta, sest see tundub on ju kahtlane. Ja ma sain neid kõnesid paar päeva järjest ja minu meelest ma vist ei võtnudki vastu, on ju, ei võtnud vastu. Ja ma ei võtnud vastu, ma lihtsalt nagu ignoreerisin ja siis lõpuks need kõned lõppesid ja nagu neid ei tulnud nii palju ja need oleks nagu väga mu elu häirinud paar korda päevas, võib-olla mingi 2-3 päeva, ma võin eksida, aga midagi sellist. Peale seda oli vaikus ja nüüd täna ma siis sõitsin autoga Lätti ja ma näen, et mingi tundmatu number helistab mulle ja kui tundmatu number helistab, siis tavaliselt ma võtan vastu, sest et see võib olla kas kuller või ma ei tea, mingi koostööasi, mis iganes ja ma igaks juhuks võtan vastu. Ja kui ma vastu võtsin, siis ma isegi ei mäleta, kas nad ütlesid mulle midagi, nad panid suht ruttu kõne ära ja siis ma viisin kohe pildi kokku, et arvatavasti see on seotud selle anonüümse helistajaga ja arvatavasti mu number on kuskile lekitatud. Ja alguses mitte pahane, aga ma olin nagu mures, et nagu miks kellelgi mu number on, kui palju teil mu number siis on ja nii edasi. Ja nad helistasid mulle mitu korda uuesti ja ma mõtlesin, et okei, ma võtan vastu, aga mitte mina ise, või ma lasen Oliveril rääkida, sest siis ta mõtleb, et tegu on mingi mehega ja jätab mu rahule ja ma saan enda numbri alles jätta, sest nagu kui paljudel inimestel on mu number, siis ma lõpuks lihtsalt peaksin enda telefoninumbrist loobuma. Kui ma tegin selle video, kus ma nagu lekitasin enda numbri netti, aga tegelikult see oli lihtsalt kõnekaardi number, siis mulle reaalselt tuli ilma pausita lihtsalt pidevalt tunde ja tunde järjest lihtsalt kõnesid. Nagu nii, kui ma panin telefoni sisse, mul hakkas kogu aeg kõnesid tulema, nii et ma tean, et kui mu number peaks päriselt lekkima, siis ma lihtsalt peaksin koheselt numbri ära vahetama, sest ma ei saaks seda telefoni enam kasutada, see lihtsalt nagu jookseks kokku sellest, kui palju traffic'ut sinna päeva tuleb, on ju. Ja ma lasin Oliveri rääkida, et ma olen mingi mees, mingi käskis öelda Tõnu, aga ma ei tea, kas ta ütles. Ja see on minu number, et kus sa selle said, on ju, et me nagu tahtsimegi teada saada, kus ta minu numbri sai. Ja nagu üldse mitte pahaga, aga lihtsalt, et ta mõtleks, et see on vale number ja siis ta rohkem helistaks, on ju. Aga siis tuli mulle pähe mõte, et juba vlogi contenti jaoks äkki helistaks talle tagasi ja ütleks talle ära, et ja ma olen Diana, miks sa helistad ja mis kõige tähtsam, kus sa mu numbri said, nagu üldse mitte halvaga, vaid lihtsalt ma tahan teada ja lisaks ma tahan teada, mis tal öelda ka oli. Äkki ta on suur fänn, äkki ta tahab lihtsalt rääkida, ma ei tea. Kõige halvemal juhul ta jagab mu numbrit kõigile ja ma pean numbri ära vahetama, aga sellest hoolimata saan ma hea vlogi contenti. Ja me teeme selle ära, ma helistan talle tagasi sellele inimesele, kes ma ei tea, kust sai mu numbri, üritas mind mitu päeva kätte saada anonüümse numbri pealt ja vaatame, mis tal öelda on. Ma üritan talle nüüd helistada, ma ei tea, kas ta võtab vastu või ei, sest et enne ma lasin Oliveril temaga rääkida ja võib-olla ta mõtleb, et mingi meeslampi helistab talle. Kell on praegu 9:30 ka muidugi pühapäeva õhtul, aga praegu on põhimõtteliselt koolivaheaeg minu meelest vist. Ma arvan, et pole väga hullu ja tema ise lampi helistas minu numbrile. Nii et ma arvan, et on okei, kui mina helistan talle vastu 9:30 õhtul. Panen speakeri peale, okei. Pani ära. Pärast mõtleb, tal on pahandus, vaata, et sina helistad ka pahane. Aga kui me enne temaga rääkisime, me ei olnud pahased ega midagi, vaid lihtsalt sa uurisid, kust ta numbri sai. Ja et sa pole Diana, et sa ei tea, kes on Diana Banana. Ja. Sa helistasid enne mulle? Helistasin või? Jaa. Sa tead, kellega sa räägid, on ju? Ei. Tegelikult sa ennem helistasid mulle ja ma lasin, sa tead, kes on Oliver, on ju? Jaa. Ma lasin tal rääkida, sest ma ei taha, et mu number lekiks. Aga ma praegu filmin vlogi ja ma alguses mõtlesin, et pole hea mõte, on ju? Et nagu öelda, et jah, see on mu number. Aga vlogi mõttes, ja sa räägid praegu Dianaga. Oh my god. Mida sa mulle öelda tahtsid? Ma olen su suurimad fännid. Kes sa oled? Nii lahe, kui vanad te olete? 11-12. Kus sa mu numbri said? Muidu ütle ausalt, ma ei ole üldse pahane. See on Anna käest. Ütle nimi mulle. Okei, oota. No? Elisa. Elisa! Ja ma tean küll, kes Elisa on. Elisa, sul on suur pahadus praegu. Okei, aga mul on sulle üks palve. No. Et sellest, et sa mulle helistada said ja et ma vastu võtsin ja et sa mu vlogi saad. Et ära seda numbrit kellelegi jaga, sest muidu ma pean lihtsalt telefoninumbri ära vahetama. Ja siis on nagu keeruline protsess. Okei, ma luban sulle.
aitäh. Kas sa tahad veel midagi öelda, nagu ma ära panen? Vlogile. parim youtuber. Aitäh. Vlogile tahad ka midagi öelda? Mingi follow mind või midagi sellist? Tere, okei. Subscribe'ige Dianale, ta on parim. Thank you. Aga okei, ma tegelikult helistan sulle Lätis, ma olen praegu ise Lätis reisil. Ja ma lähen nüüd, et ma loodan, et sa mu numbrit kellegile jagab. Ja tore oli rääkida ja ma loodan, et Eliisa sa mu numbrit rohkem ei jaga. Okei, aga davai, tšau. Ja ära mulle nagu helistama hakka igaks juhuks on ja ma ei taha numbrit tõesti ära vahetada. Ja okei, tšau. Ma pole nii ammu fänniga rääkinud. Nagu ma olen terve selle koroona aja jooksul võib-olla, ma vist nägin ühe korra fänni, kui nagu päriselt tuldi minuga rääkima, siis ma olen terve kodus olnud või siis metsas ja seal nagu pole kedagi. Ja ma pole harjunud enam isegi fännidega rääkima, et see oli nagu suht tore. Aga jah, mu number avalikustati illegaalselt vastu minu tahtmist ja see on see, mis ma tegin. Helistasin tagasi. Aga tänaseks ma panen kaamera kinni, ma pean homme kell 7 vist üles ärkama. Ma võtan teid siis homme enda suurele superviva jäätise shootile kaasa. Ma loodan, mul üldse lubatakse filmidest, et see video siin pole üldse osa diilist, on ju see koostöö toimub ainult Instagramis, aga ma lihtsalt tahan teile näidata enda elu ja koostööd teigiteguseid. Räägime homme juba hommikul kell 7 arvatavasti, kui ma ärkama pean ja tuleb töökas päev. Hei, praegu on kell 8:57 ehk mul on mingi 20 minutit, et süüa, enne kui mulle järgi tullakse. Ma ärkasingi siis kell 7 hommikul ülesse. Pole üldse harjunud sellega ja ma ei saa lihtsalt üldse magada. Ma nägin järjest õudusunenägu, et mul on mingi stalker, kes tahab mind ära tappa ja siis politsei peab mind kaitsma, ma pean kuskil vangikongis elama. Ja iga kord, kui ma üles ärkasin ja uuesti magama jäin, ma nägin seda sama und edasi. Ma vihkan, kui see juhtub. Nii et ja, ma olen üliväsinud, aga lähme nüüd alla hommikusööki sööma. Me oleme siin hotellis väga vähekesti. Me nägime peale meie ainult ühte autot, mis oli eestlaste auto. Eks on arvatavasti üks Eesti räppar, kes ka seda kampaaniat nagu teeb. Ma arvan, ta on samas hotellis, kus mina. Ja peale selle auto, ega tegelikult ma pole ühtegi külalist näinud, nii et meile tehakse eraldi hommikusöök. Lähme ruttu alla sööma. Meile lihtsalt toodi võileiba, jogurtit ja kooki, aga the thing is, ma olen dieedil. Ma söön seda võileiba siis. Nii, mul on nüüd söödu, ma peaks minema check-in'i tegema, aga mul tuli meelde, ma pidin teiega check-in ima enda küütasjus ja need on olnud mul peaaegu 3 päeva peal. Ja ma olen juukseid pesnud, kõike teinud ja need ei taha absoluutselt maha tulla. Nii mul on selline tunne, ma hakkangi neid kandma. Liigume edasi esimesele võtteplatsile. Tuleb välja, meil on 2 erinevat võtteplatsi erinevates lokatsioonides täna. Me jõudsime siis esimesse kohta kohale ja mul on selline tunne, et see on nagu selline maja, mis on üleni lihtsalt erinevad filmistuudiod ja me oleme praegu meigiruumis. Siin on peegel, mul on meik juba endal hommikul tehtud ja ma ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Seda palusin mul ise meigi teha ja juuksid ja kõik, nii ma tegin selle ära. We're gonna do the ice cream hair now. Oh, okay. So that's the first. Me töötame praegu mu soengu kallal ja põhimõtteliselt ma saan endale jäätise soengu ehk me kasutame jäätiseid nagu lokirullide asemel. Nii, me üritame mulle neid jäätiseid pähe panna ja mu juuksed on lihtsalt liiga õrnad, nagu ma ei kannata seda raskust välja, nad lihtsalt rebivad mul juuksed ära. Nii et me peame vist siit jäätised tegelikult seest välja võtma. Selle pakendi mina pakkusin näiteks salvakaga täitma ja siis nad äkki püsivad paremini ja mul jäävad juuksed alles. Mul on nüüd jäätised peas ja ma nägin just Läti superkuulsat inimest. Ma ei tea ta nime, ta on näitleja. Ma ei näinud päris hästi ta nägu, aga mulle öeldi, et siin on nagu Läti superkuulus inimene enda treilerit filmimas. Ma ei tea, kavasti öelda, ta on siinsamas, nii et ta on suht lahe. Update. Ma ei filminud, aga ta just tuli ja rääkis minuga see suurkuulus näitleja. Ma olen valmis ja mulle toodi Red Bull ja ma küsisin, et nagu, kas teil on äkki? Ja neil nagu ei, aga me võime tuua. Or I don't know, something on stage or something, so kind of like at the front of the mirror, you're kind of checking the hair and basically the end part when you already have it. You're like super happy and like, oh my god, this is so great. That's perfect. I can just play around with your hair and yeah. Ja me tegime nüüd poolidest ära, me tegime nagu mitme võttena, et ma alustasin põhimõtteliselt lõpust, kui mul olid need jäätised peas, nii me lähme algusesse, kus ma hakkan neid ise pähe panema. Kuigi tegelikult pani mulle need juuksed pähe. And look at the ice creams. Maybe I should
take one of those. Yeah, really good. Nice. Yeah. Nice. Yeah, let's try again. Yeah. Great. Also. Yeah. Alright, thank you for this part. Then we now move to the next potato. Ma veid päevitasin onju, aga ma ei veid päevitada ta jalgu ja mul tuleb püksid, kus on mu jalgu näha. Ja siis mõtlesin, panen lihtsalt sukapüksid, aga need teeb mind mitte pruuniks, vaid halliks, nii et me nüüd meigime mu jalad üle. Kell on praegu 11.09 ja me oleme autos ja sõidame teise lokatsiooni, kus me filmime teise video. Meie istume selle laua taga siin. See basically ongi nagu hästi suur troopiline lillepood. Tundub, et minu basseini pumbatakse praegu täis keset lillepoodi. Alright, ready? Come into the frame. Pause. Yeah. Praegu täidavad seda basseini mingite kilekottidega, et mul oleks siia pehme pärast kukkuda ja siis nad panevad jäätised peale. Pillid muidu need on ostetud eelmisel suvel Kreekast mingi reaalselt 2 euri eest minu meelest. Mu lemmikud päikseprillid ever. Nad ei tööta nagu päiksekaitseks, aga nad on cute'id ja lähevad mu roosa outfitiga kokku. Alright, smile. Because it's funny. Alright, yeah, try it. Nice. Yeah, you can try once. Yeah, of course. But we will film anyways because maybe it's super funny. No, but if it's ugly, you can't use it. We will not use it then. Okay. But basically, you can just. All right. Yeah. No. Amazing. Perfect. It wasn't as bad actually. It's really soft. So. Oh. Yeah. Nice. It's really cold. Yeah, it should be. See tundus suht õudne alguses sinna hüpata, sest ma kartsin, see on kõva ja valus ja nagu, no need jätsipaberid natukene nagu kraabivadki, aga samas see on nagu üllatavalt lõbus ja mul oli kurb, et ma rohkem seda teha ei saanud. And at one point you can take your sunglasses off and put it on. All right, cool. Alright, cool. I think thank you. Yeah, thank you very much. That's it. Yeah. It wasn't too cold. It's like Estonia. Estonia. Good like Estonia. That's all. Thank you very much. Thank you so much. Alright. Ja minu shoot saigi läbi, see oli nagu reaalselt üks kõige lõbusamaid töid, kui ma nüüd seda lihtsalt nagu jäätis süüa ja tegelikult see oli päris raske ka seal basseinis. Lihtsalt tundus ma lamasin on, aga tegelikult ma tegin nagu kõhulihase harjutusi ja hoidsin enda ülakeha kogu aeg üleval. Aga see oli super lõbus ja nüüd ma lähen lihtsalt latita vastama. Võtan päeva vabaks ja ma arvan, ma räägin teiega õhtupoole, kui ma hakkan Eestisse jõudma. Mul jäi see video siis lõpetamata ja ma peaaegu oleks mitte outrot teinud, aga siis mulle tuli meelde, et ma pean ju tegema shoutout'i. Ja tänase video shoutout läheb Heilis Alexale, kes postitas minu eelmisest videost selle screenshoti enda story'sse. Kui sina tahad saada minu järgmise video shoutout'i, siis lihtsalt screenshoti seda videot, kus ma olen okei näoga, postita see endaga story'sse või feed'ile, kasuta hashtagi Diana uus video ja kindlasti 100% tag'i mind ära, sest ainult siis ma näen seda. Ja ma valin kellegi suvakalt välja, annan talle uues videos shoutout'i. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti anna sellele thumbs up. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Ja oh my god, ma olen nii väsinud.